Meie sündmuste rohke suvi jätkub ja tõesti on väga raske teha valikut, mida võtta, mida jätta, millest rääkida, millest mitte. Aga mul on siin stuudios 2 väga toredat noort inimest ja teie sündmustest on väga raske rääkimata jätta. Ma saan aru, täna on 100 last või isegi rohkem kohal tänavatantsu-laagris. Hip-hop, Camp of Hip-hop on teil mõlemal siin rinna peal, 100 lapsel on samuti, nad on juba seal kohal ja seal on üsna lähedal Tallinnale. Teie olete nüüd hip-hop või tänavatantsu-laagri korraldajad. Kuidas te need noored sinna saite, mida te neile seal pakute? No, Mari ja Kaspar. Kaspar ja sõnadis. Mida me neile pakume? Me pakume seda, mida nutitelefonist tänapäeval ei saa. Kõige lihtsam vastus on see. Sest Camp of Hip-hopi laager siis esimene nädal ongi mõeldud siis noortele vanuses 7–14 ja tegemist ongi täieliku mina võin ise öelda, ma olen seda mitu aastat korraldanud täiesti unistuste noortelaagriga. Et me ise tiimiga alati iga aasta ütleme, et kui me ise oleks selles vanuses, me teeks kõik, et sinna laagrisse saada. Aga põhimõtteliselt tegemist ongi siis nädal aega noortele möllu põhimõtteliselt. Nädal algas täna? Nädal algas täna. Kõik on kohal? Kõik on kohal juba. Mina ise juba tulin siia linna poole, saadeti mulle pilte, et kuidas kõik need 100 last seal juba möllavad. Et tõotab tulla tõesti väga põnev nädal kõigile neile. Ja kindlasti lisaks enda poolt juurde seda, et tegemist ei ole ainult tantsulaagriga, et sinna võivad tulla noored, kes tunnevad huvi muusika vastu, kunsti vastu, lihtsalt niisama möllu vastu. Et see ei ole ainult tantsuhuvilistele noortele, vaid kõigile. See on pigem selline suvelaager, meeleolukas, leiab uusi sõpru ja see, kus lihtsalt noored rohkem omavahel suhtlevad. Aga sellegi poolest on seal päris suur koht ka, ma kujutan ette, tantsutrennil. Ja meil on tantsutreeningud ka, aga tegelikult on meil lisaks väga palju muid tegevusi. Näiteks nad teevad koos muusikaräpi video. Muusikaräpi video, mida saab varsti näha siis YouTube'ist, ma eeldan. Ma usun kindlasti. Siis nad teevad seal, neil on laserivõistlus, siis neil on erinevad muud võistlused, jagatakse tiimidesse, tehakse, et seal on väga palju lisaks muid diskoõhtud, peoõhtud. Nii või teisiti, kes osaleda tahab, see on ennast juba registreerinud ja see on juba kohal. Selleks aastaks on seltskond koos. Kus nad seal elavad? Nad on kus juures sel aastal esimest korda. Me siis tegime asja veel põnevamaks ja lapsed siis see aasta ööbivad telkides. Kõik 100? Kõik need 100 last ööbivad telkides, et meil on päris korralik suur plats on, kus on ma ütleks telgimeri lausa. Et kõik lapsed on seal ja ma ütlekski, et see on pigem nagu põnev. Et tänapäeval väga palju ei ole sellised laagreid, kus sa saad telkides magada ja ka väga paljudel lastel alguses oli nagu nende jaoks siuke uus ja huvitav, et väga palju, ma ise imestasin seda kusjuures, et väga paljud ei ole kunagi telgis ööbinud. Aga telkidega on ikka ju see tore, et seal on omakorda siuke põnev asi. Nii et nad olid sellega kohe nõus? See on kusjuures 100-st ütleks niimoodi, alati on 80-20 reegel, eks ole. Et keegi ütles ikka, et tahaks ikka majas kusagil leida. Eks ikka mõni tahtis majas ka, aga jah, ma pigem arvan, et see on nagu siuke põnev asi, alati on ju tore uusi asju proovida. Te siis veensite nad ümber, et? Ja sellepärast, et tegelikult lisaks see koht, see on Liipa talu, väga ilus ja mõnus ja tegelikult telkimine läheb selle atmosfääriga väga hästi kokku. Seal on lõkkeplatsid asjad, et ma arvan, et see saab just olema noorte jaoks väga põnev ja esmakorda eriti need, kes ei ole telkides varem ööbinud. Kus ma magan? Ja seega kõik noored on nüüd endale öömaja leidnud telkides. Nädal saab läbi, aga teie töö sellega veel läbi ei saa, et te pakute ju seda tänavatantsu naudingut oluliselt rohkematele inimestele kui täna alanud laagrilastele. Just, et ma korraks tuleks veel siia noortele laagri juurde tagasi ka, et nagu Mari mainis siin nii-öelda mõne põneva asja, mis neil seal ees ootab, eks ole. Et ongi see, et kogu see laager ongi siis mõeldud
mõeldudki selle peale, et noored siis nii-öelda suhtlevad omavahel, saavad omavahel tuttavaks ja nad teevad midagi sellist, mida nad tulles siis täna nutimaailma juurde tagasi, mida nad näevad ainult YouTube'ist, onju. Et ongi homme neil on siis nii-öelda terve pärastlõuna kuni õhtuni on neil suur laselahing. Neljapäeval on siis neil nii-öelda, me teeme laagriversiooni siis nii-öelda Rajalt maha saatest. Ehk siis see saab olema sihuke põnev, elav, füüsiline ja siis nagu Mari ütles, et siis nii-öelda räpivideo filmimine ja see aasta me siis kaasasime ka lapsevanemaid. Ehk siis pühapäeval on siis lastele olemas üks väga lahe üllatus lastevanemate endi poolt, aga vot seda ma veel ei ütle. Aga järgmisest esmaspäevast on oodatud teised lapsevanemad, ma saan aru, üle maailma tulevad kohale teie jätkulaagrisse. Ja täpselt 25–31 juuli toimub siis Camp of Hip-Hopi rahvusvaheline laager. Ikka sealsamas talus? Ja, täpselt sealsamas, täpselt samamoodi, aga lähenetakse siis vanusele natuke vanematele noortele muidugi ja on oodatud ka lapsevanemad ja inimesed, kes ei tantsi. Täpselt samamoodi on meil eelnevatel aastatel käinud inimesed, kes ei ole ka varem tantsinud, nii et sellest ei ole üldse muret. Aga see kestab samamoodi 7 päeva, täiskasvanul on tihtipeale raske leida nii pikka aega, et võib tulla päevaks paariks. Ja kuna tunti ka väga palju huvi, et kas on võimalus tulla päevaks, siis me tegime ka eraldi päevapaketi versiooni ja võimaluse. Ja on juba kuulda, et nii mitmedki lapsevanemad tahavad tulla. Pärast seda, kui lapsed on 1 nädala laagris ära olnud. Täpsemat infot saab teie kodulehelt küljelt, mis just www.campofhiphop.com. Aga edu teile www.campofhiphop.com ja palju mõnusaid tantsuelamusi. Aitäh teile!